Pihlak, võtagi alustuseks kuidagi tänane võistluspäev kokku. Selles mõttes, et alguse saanud vedama, pärast ei saanud pidama. Et mässasime sinna mortidega, et ei saanud ilusti käima, aga teine sõit oli juba täitsa nauditav, et sain siin sõidukeskul natuke tempot teha juba. Aga rada oli täitsa mehine lõpuks. Sa olid nüüd üsna pikka aega väljas nii-öelda, et räägi, mis sinuga täpsemalt juhtus? Kukkusin endal selgroo katki siin 2 aastat tagasi, siis 2022 kevad, et 5 selgroo lüli. Et siis olid rauad sees mõnda aega, siis võeti rauad välja, nüüd oleme vaikselt toimetanud ja saan nagu pidama selja nii-öelda, et kannatab sõita juba. Kuidas see taastumisprotsess sellisest seljavigastusest välja nägi? Päris palju ootamist oli ja igastugused harjutusi, et ega ta lihtne ei olnud. Valutu ka ei olnud, et kerge ei olnud. Kuidas sa praegu end tunned, et see vist oli üks esimesi võistlusi sul nüüd üle pika aja? Ja no eelmine aasta käisin ka mõnel Estikate etapil, aga siis kõige paremas vormis ei olnud. Aga see aasta proovib Estika kaasa sõita ja vaatame, mis saab. Et eks näha. Kas see aasta Estikad on sul ainus plaan või sa sihid kuskile kaugemale ka? Praegu ma arvan, et Lätikad ja Soomekad, kui siis. Eks ole näha. Vaatame jooksnud, kuidas läheb. Ja kus me sind järgmisena võistlemas võime näha? Kui kõik laabub, siis äkki Aisputes esimesel Lätikate etapilgi. Aitäh! Palun!